Vaata, siit keeradki alla väga hea näeb. Siin ongi Ossapoiss, kus on... Vaata, siin siis ongi see... Vaata, Euroopa Liidu lipud kõik väljas Stellil. Võtad juba või? Hakkab pilt nii. Kallid televaatajad, see on saade Stellin Eestimaa. Mina olen Ronald Johanson ja koos vaatamegi, kuidas toimub elu üle Eesti Stelli peakontorites. Selle firma usinus ja finantsjuhi agarus on pannud Quattro ja Pindi hirmust värisema ja Fooruse suuromaniku mõnigi lingamisessioon on pidanud vahele jääma. No hei, Stellin Eestimaa! Ta nägi küll, et ma tundis ära minust. Stellin Eestimaa, Ronald on siin. Kui soovite tööd, täitke palun avaldust. Mis avaldus? Selle avalduse tegi. Ei, ma saadet tulime tegema. Ronald Johanson, Stellin Eestimaa. Tavaliselt on kõik tundnud ära minna. Helina. Kes? Kellega ma nüüd siin? Ei võtnud ühendust ka jälle kellega. Helina! Hakkame pihta kuidagi. Meil on harukordne võimalus näha telgitaguseid, mis toimub Eesti ühe kõige võimsama, kui mitte kõige võimsama, kinnisvarajuhtimisaldusettevõtte koosolekutubades, sest põrandate poleerimine, klaaside pesemine, majade haldus, tehnooldus, see ei ole ainus, mida tehakse. Väga palju tehakse ka tähtsat nägu siin koosolekruumides, sööjakse küpsiseid, juuakse kohvi ja näidatakse ekraanilt asju, millest võib-olla isegi aru ei saada. Aga töö käib tugev ja tihe. Finantsjuht, Kaur Õllek. Noh, tee paar õlled ka või? Saad aru, meie nimi on Õllek. Seda lugu pole ammu kuulnud. Ei ole? Ei ole. Saab sõprile rääkida, et ma tegin päris hea nalja. No, kuidas on siis? Palju rulli liigub või? Finantsvärk, rulli. Mida? Rulli, Petsuabi-rulli? Ei, seda liigub palju. Seda liigub aastas lausa 200 000 kilomeetri jagu. 200 000. Nagu kogu 200 000 kilomeetrit. Ma pean nüüd koguma ennast natuke. Finantsmaailm on ikka jõhker. Ma pean natuke seal, teil on see massaažituba siin oli või? On. Sorry mees, kuna veits liiga palju oli seda infot 200 000 kilomeetrit. Vabandust, ma korraks pean. Läks käima, jah? Nii, nüüd oleme siis siin juhtimiskinnisvara juhtide ettevõtte Stell intervjuulaua taga. Tere! Tere! Mind sa kindlasti juba tead. Ega täpselt ei tea, äkki tutvustate ennast? Sa Ronald Johanson. Roald! Ma ei... Okei. No mis sina siis teed siin? Mina siin juhin haldusosakonda Põhjaregioonis. Meil on elamuhaldus ja ärihaldus. Igapäevaselt tegeleme probleemide lahendamisega siin, kliendi strateegiatega. Meie tööpõld on selles mõttes väga lai, et ka... Mul ongi kohe üks küsimus. Mul on Pindi ja nendega on nüüd niimoodi, et Ossipäe korteri on ju uues majas, kohe tuli Aldur on ju, sellega Pindi oli kohe majas, ütles, nad teevad kõik ära, pesevad mul hambad ka ära. Nii, läks kuu aega mööda meespuhkusele on ju. Siis helistan, siis oli haige pärast puhkust, haiguslehel on ju. Siis helistan, et kus te olete, mul on kõik tegemata, et siis on uus Aldur on. Et tal on nüüd läheb aeg, et ta võtab nagu vana Alduri tööd üle, pool aastat on harjumise aeg on ju. Ja siis, kui see harjumisaeg läbi sai, siis see mees läks dekreeti on ju. Ja siis tuli mingi uus on ju ja siis tal oli kohe puhkus. Et on 4 aastat on läinud.
Kas teil on ka samasuguseid asju? Ei, meil niimoodi ei ole, et ikkagi meil, kui haldur jääb haigeks, siis meil kindlasti on asendajad olemas ja me teavitame alati oma kliente sellest, et kõik oleksid ühises inforuumis, kelle poole pöörduma peab ja kes on siis järgmine haldur, kui peaks vahetuma isegi, siis me teeme seda teavitustööd, et kindlasti sellises 4-aastases intervallis, kus siis kogu aeg keegi muutub ja vahetub, et kindlasti me nagu sellist asju ei tolereeri. Aga muidu läheb hästi praegu või? Tibens-tobens ja papp liigub jah? Jaa, hästi läheb. Hästi läheb jah. Ja ma just mõtlen jah, et 200 000 kilomeetrit vetsupaberit ikka. 200 000. Kui taas nii palju vetsupaberit läheb? Stellisti, tere, Maris kuuleb. Jaa, väga meeldiv. Tahaks tööle saada, et mis osakonnas te töötate seal? Mina olen sisepuhastuse teenindusjuht ja meie osutame koristusteenust erinevatel objektidel, et milline objekt teid kõnetaks, kas büroopinnad või mõni muuseum või autotöökoda või logistikakeskus? Nagu ma olen ikka üsna osav igas mõttes, aga mul just et nagu huvi pakuks, et kodus töötamise võimalus just. Kodus töötamise võimalus? No sisepuhastuse puhul on meil ikkagi päris keeruline seda kodukontorit pakkuda, sest et kliendid ikkagi ootavad, et meie töötajad lähevad nende juurde kohale, aga võib-olla siis tasuks mõelda ikkagi mõne kubase büroopinna koristusele. Või siis büroopinnas, et kui ma valiks büroopinna puhastuse, siis seal saaks nagu, et teeks kodust nagu Zoomi või noh? Zoomi teel ei saa ikkagi, et sisepuhastus ikkagi ootab tõesti seda, et töötaja tuleks objektile kohale. Väga selline keskaegne värk tundub, aga hüva siis, eks ma vaatan siis võib-olla mingit sellist muud tööd. Aga ei, väga viisakalt vastasite, et mul on väga palju sõimatult läbi mind. Aitäh teile ja... Ei, aga palun, ikka ja kui ikkagi mõtlete ringi ja võib-olla huvitab tehnika, et saate sõita põrandapesumasinatega, siis võib ikka ju helistada tagasi ja leiame mingi sobiva variandi. Ma olen ise hästi palju kodus, mul on see põrandapesumasinast stimulaator, see arvuti peal see mäng. Et sealt see mäng? Jah, et eks ma vaatan. Aga proovige ja kui huvi muutub, siis olete oodatud. Väga meeldiv, aitäh teile. Kõike head, nägemist. Tundub, et ikkagi on ikka selline kaasaegne ettevõte, aga mingid asjad on ikkagi väga keskaegsed. Ma just ise, mul sõber tegi siin ühte IT-iduettevõtet, ma investeerisin sinna, kusjuures Raino, sinu palgast läks väga palju sinna ja neil olid kõik smuutimasinad, olid nagu kogu aeg PlayStationiga sai mängida, nägin ära, et kodust sai tööd teha. Lihtsalt nad ei, see firmaga, see pole raha nagu tagasi saanud, see, mis ma sulle sellega läks, nagu ta läks, aga nad sai kodust tööd teha, ma ei tea, mis nad tegid, aga kodust nad said teha. Et Stellis on selles mõttes nagu, Stellin on Eestimaa siis. Stellist Eestit me tahtsimegi. Kiidan heaks. Ma vist ikka lähen sinna puhastusosakonda tööle, mul tundub. Ainult, et jah, see kodukontori asi. No vaatame. Stell. Põhjatähtik.